elas kord üks vaeslaps nimega Johann. Tal oli kogu aeg kõht tühi. Johann käis iga päev tänaval leivapalukesi kerjamas. Ühel päeval, kui ta eriti näljane oli ja kõht valjusti korises, läks ta metsa marju ja pähkleid korjama. Johann sattus ühele looklevale rajale, mida ta varem näinudki polnud. Raja lõpus asus veider majake, mis oli ehitatud vana tammepuu juurte alla. Johann piilus majakesse sisse ja nägi laual kasti sees vana viiulit. Viiul nägi kummaline välja, läikiv ja rohelist värvi. Majake oli väga tolmune ja Johann arvas, et seal pole ammu elatud. Küllap keegi unustas viiuli siia. Kui ma selle endale võtan, ei tunne keegi sellest puudust. Johann teadis, et see pole päris õige tegu, aga ta võttis viiuli ikkagi kaasa. Ma müün selle linnas maha ja saan õhtul süüa osta, mõtles Johann ning jooksis igaks juhuks kiiresti majakesest eemale. Kui ta linna jõudis, ei tahtnud aga keegi seda viiulit ära osta. Johann ei saanudki endale midagi hamba alla ja istus päikseloojangul linnaväljakule maha, näljasem kui kunagi varem. Ta võttis viiulipooguna kastist välja ja tõmbas sellega üle pillikeelte. Väljakul kõlas maailma kõige kaunim muusika. Johann nägi oma vaimusilmas kõiki maitsvaid roogasi ja see tundus isegi parem kui söömine. Niipea, kui ta mängu lõpetas, kadusid silme eest ka head toidud. Johann märkas, et tema ümber oli kogunenud rahva hulk. Mängi veel, nõuti valjul häälel. Kõigil, kes muusikat kuulasid, kerkisid oma unistused silme ette. Johann mängis pikalt ning inimesed viskasid talle mõned pennid, et ta saaks süüa osta. Samal õhtul, kui Johann oli mängimise lõpetanud, astus tema juurde üks vana mees. See viiul kuulub võlurile, kes elab metsas, ütles too Johannile teraselt silmitsedes. Vii see talle tagasi. Ma ei tea, millest sa räägid. See on minu viiul, vastas Johann talle. Vana mees ei öelnud enam sõnagi ja kõndis minema. Peagi sai Johann rikkaks. Kõik, kes tulid viiulimängu kuulama, andsid talle raha. Kuid mida rohkem Johann mängis, seda õnnetumaks ta muutus. Ta teadis, et muusika tuleb võluviiuli, mitte tema enda seest. Ühel õhtul kohtus ta jälle vana mehega. Miks sa pole viiulit tagasi viinud, küsis too. Võlur ootab metsas. Mine minema, vana mees. See viiul kuulub mulle, vastas Johann. Ei läinudki kaua aega, kui Johann kutsuti ka paleesse kuningale viiulit mängima. Kuningale meeldis Johanni mäng väga. Sa jääd siia ja sinust saab kuningakoja muusik, käsutas kuningas. Kuid siis raputas Johann pead ja vastas. Mul on väga kahju, teie kõrgus, aga ma pean selle viiuli õigele omanikule tagasi viima. Johann läks tagasi metsa, kus ta viiuli leidnud oli, ja otsis mitu päeva veidrat majakest. Otsis ja otsis, aga seda polnud enam kusagil. Johann hakkas just metsast ära minema, kui kuulis üht häält. 2 metsakolli luusisid puude vahel ringi. Kas sa kuulsid? Võlur kaotas oma võluviiuli ära, ütles üks koll teisele. Ilma selleta pole tal jõudu. Lähme teeme ta onni maatasa. Oi ei, see on minu süü, mõtles Johann ning jooksis tulist valu 2 kollisabas võluri majani. Metsakollidel oli kuri plaan majakest rünnata. Võlur oli pikk vana mees. Tal oli hall habe ja seljas lai mantel. Ta seisis oma maja ees ja saatis metsakollide pihta võlunooli. Kuid need olid väga nõrgaks jäänud
ja metsakollid olid liiga tugevad. Kollidel olid käes suured puunuiad, millega nad maja kolkima asusid, nii et seinad värisesid. kui mul vaid võluviiul alles oleks, hüüdis võlur. Johann kihutas kollidest mööda ning andis viiuli võluri kätte. aitäh, noormees, vastas võlur kergendatult. ta asetas viiuli õlale ja hakkas mängima. sellist muusikat polnud Johann kunagi viiulist kätte saanud. see oli palju kiirem ja valjem. Johann tundis võlujõudu kõikjal enda ümber. Äkitselt hakkasid 2 metsakolli tantsima. Nad tantsisid muudkui kaugemale ja kaugemale ega tülitanud võlurit enam kunagi. nii juba läheb, ütles võlur, pani viiuli käest ja silmitses Johanni. Poiss tundis võluri alles nüüd ära. see oli seesama vana mees linnaväljakult. andke andeks, et ma teie viiuli ära varastasin, ütles Johann. Võlur vaatas teda oma tarkade silmadega. sa tõid viiuli tagasi ja aitasid mu maja metsakollide käest päästa. ma annan sulle andeks, aga sa pead siiski midagi tegema. sinust saab minu teenija, ütles võlur. Johann oli õnnelik, et võlur talle andestas ja hakkas hea meelega tema teenijaks. sellest päevast alates töötas Johann hoolsalt võluri juures ja õppis väga palju. Johann ei mänginud enam kunagi võluviiulit. Võlur hoolitses omakorda Johanni eest ja poiss ei pidanud kunagi nälga tundma. Nad elasid kahekesi koos õnnelikult elu lõpuni oma veidras majakeses, mis oli ehitatud tammepuu juurte vahele.